Nii, et jätkame siis nüüd teemaga, mis puudutab klassikalist auto ülalpidamist. Et esimene asi, mis ma võib-olla ütleksin, et teatud olukord see pole selle nii oluline, et meil oli see algselt oli ka variant, et kus ostetakse siin hobiauto lähtuvalt praktilisest kasutusest, et tahetakse suvel autot, aastal võib-olla mõtet sõita, tahetakse autot suveks ja siis ongi, et kui nad on sul nii-öelda ongi auto, millega sõita, siis sa võib-olla seda igat eurot ei loe, eks ole. Kui muudes olukordades, et kus auto on sul puhtalt hobiauto, rääkimata olukorrast, kui ta on sul investeerimisobjekt, et seal loomulikult on kulude küsimus väga oluline. Ja ma võib-olla ütlekski niimoodi, et ühesõnaga jagaks võib-olla nii-öelda siis kahte kategooriasse, eks ole, et selle investeerimist räägime hiljem, aga ütleme kohe ära, et investeerimise puhul on väga oluline nii-öelda see auto hinna kujunemine. Et nii-öelda nagu igal turul on ka olemas kasutaautoturul, klassikautoturul tõusud ja langused ja see ei tähenda reeglina, et mida vanem auto, seda kallim. Võib juhtuda ka niimoodi, et auto mingi hetk, eks ole, kui ta on klassikaline auto, et tal hind tõuseb, siis ta jälle langeb, siis ta jälle tõuseb, jälle langeb. Aga rääkida ülalpidamiskuludest, kõige lihtsam ongi jooksvad kulud, et tuleb mõelda, kus autot hoiustad. On sul koht, kus sul on see hoida. Kui rääkida hoiustamisest, eks ole, nii-öelda klassikalisel viisil, et sügisel viid, kevadel tood, et see tähendab praegul aasta 2025 vähemalt umbes 300 eurost väljaminekut. Ja need hinnad aina tõusevad, eks ole, et siis tõusevad selles mõttes, et kus tahad võib-olla mingit sellist kohta, kes sul võib-olla see autot vahepeal peseb, hooldab, mis iganes, siis maksad rohkem. Ja eks need loomulikult igasugused kõik muud hinnad, eks ole, nagu meil on elektrihind tõuseb, küttekulud tõusevad, eks ole, sellest lähtuvalt võib arvestada, et ka sellised talvekorterid, nende maksumus aja jooksul ainult tõuseb. Siis üks asi, midagi tuleks kindlasti kaaluda, on, et kui sa autot kasutad, hobiautot, oletame, et on sul investeerimiseks mõeldud, et risk, et see auto midagi juhtub. Et meil eelmine kevad ise proovisin leida Eestist mõnda sellist kindlustusettevõtet, kes pakuks kaskokindlustust vanale autole ja mina seda ei leidnud. Et võimalik, et kellelgi on mingid diilid, eri diilid, aga nii palju, kui mina seda uurisin, ühesõnaga ei leidnud ühtegi sellist varianti, mis oleks selline, mis rahuldaks. Et see on kindlasti asi, mille peale mõelda, et kui sa ostad auto investeeringuks ja siis sa näiteks lähed kuskil kokkutulekule, eks ole, aga siis juhtub selle auto, mis iganes, juhtub mingi õnnetus, et siis sa pead aru saama, et siis see sinu investeering teoreetiliselt on enamjaolt maha kantud. Ühesõnaga, et 3 olulist asja siis ülalpidamise puhul kindlasti mainiks ära, et esiteks on konkreetse auto seisukord, eks ole, mis seal teha vaja, mis tööd ta vajab. Teine asi, mida võiks võib-olla, mille peale mõelda, on konkreetse auto nii-öelda keerukus, et oled, kas kui keeruline on taga koos elada, et kas või näiteks, et ütleme, et sul on mingi auto, aga 2 autot, eks ole, et kui sul on vaja mõlemal autol tagasi sellest kõik jupid ära vahetada, kui sul ühel autol neid 200 rohkem kui teisel, siis on selge see, et suurem kulu. Ja 3. asi, mida peale tuleks mõelda, on kindlasti ka varuosad. Et kui on hea nende saadavus ja mis hinnaga. Et üldiselt tähendab niimoodi iga asi, mis on defitsiit, see on siis tavaliselt ka kallim. Ja siin on muidugi üks hästi oluline asi, mida peaks kõrva taha panema, et kui varasemalt ütleme, et kui mingi auto on uus, siis on arvestad sellega, et mingi tavaline, ütleme, et auto, mida väga palju toodetakse või toodeti, eks ole, et selle juppide saadavus on mingi hetk väga hea ja need juppide hind on väga odav, aga ajapikku, ütleme, et need tavalised autod võib-olla suurevad välja, et ei ole võib-olla väga suurt nõudlust nende järgi hobiautode näol. Ja kuna, võtame ükskõik mingisuguse, ma isegi ei tule ühtegi näidet võib-olla, ma ei tea, Fiat Uno. Ja siis kui hiljem, eks ole, neid autosid on vähe alles ja siis ongi, et nende jaoks ei ole väga mõtet võib-olla juppe toota, kuna need juppide eest ei saa sama hinda küsida nagu Ferrari juppidest. Aga ehk siis ongi, et kuna ei ole võib-olla inimesi, kes ostaks neid juppe nii kallid, samas ei ole inimesi, kes piisvalt ostaks juppe, siis ongi olukord, kus ei ole mõtet neid juppe toota. Nii et siis ongi see, et võib-olla mingi auto puhul neid otsid tikutulega taga. Ja mõne auto puhul ütleme, et mis on võib-olla suurseeria auto olnud, eks ole, seal tehnilisi asju jagab võib-olla mõne teise mudeliga on lihtsam, aga eriti problemaatiline on see, et kui sul on vaja võib-olla mingisuguseid polstreid, liiste, tulesi,
et nendega peab jah nagu olema siis arvestama, et võib tekkida probleeme, et vahest on niimoodi, et sul on mingi kallis auto, kas või mingi Ferrari, eks ole, et sa vaja mingit juppi, saad selle juppi suht kiiresti. Ja kui sul on vaja võib-olla mingit juppi, ma ei tea, Ford Taunusele, noh, siis võib-olla see konkreetse juppi leidmine võib olla väga ajakulukas või siis ka, noh, võib olla ka üpris kallis ettevõtmine. Ja üks asi kindlasti, mida veel tasub mõelda, et auto hind ei ole, soetushind ei ole, tihti ei ole ka kooskõlas ülalpidamiskuludega, et sa võid saada mõne ütleme, et väga erilise uuena kalli auto võib-olla mõistliku hinnaga. Noh, on ta sul mingi võib-olla mis iganes vanem Bentley või Rolls-Royce, aga see ei tähenda, et see tegelikult sellega kooselu saab olema lihtne ja sama nii-öelda siis soodne, nagu oli selle auto soetamine. Et need on kindlasti asjad, mida tuleks nagu kaaluda. Ja üks asi veel, mida tuleks nagu meeles pidada, et kui sa ostad mingi vanem auto, et kas sul on inimene, kes on nagu öeldakse valmis selle autoga tegelema või mingi töökoda. Nii et on jälle 2 näidet. Et ju kõlab ju loogiliselt, et oletame, sul on seal mingi 1,6 liitse karburaatormootoriga Opel pärit 80-ndatest või sul on V12 mootoriga Mercedes. Noh, nüüd iga loogiline lähenemine oleks see, et noh, see Mercedesega on võib-olla kooselu keerulisem, aga ta ei pruugi sul olla, et kui sul mis iganes mootoriga on see mingisugune probleem, Mersuga paned sinna juhtmed taha, saad vastuse, aga tänapäeval leida inimest, kes võib-olla oskaks seadida selle vana Opeli karburaatorit, on võib-olla hoopis keerulisem. Nii et see on asi, mille peale tasuks mõelda. Ja noh, see oli üks näide, kus sul näiteks, toome veel võib-olla natuke erilisem näite, sul on näiteks mingi varasem Maserati piidura mudel, millel on siis nii-öelda 2 turboga V6 mootor, millel on karburaator. Et noh, eks ole, nüüd otsi seda inimest, kes sul suudaks seda mootorit siis nii-öelda hooldada ja hoolitseda niimoodi, et see kõik töötas nii nagu peab, eks ole. Neid inimesi on, aga noh, ma räägin, see on keeruline ettevõtmisest inimest leida ja noh, tavaliselt see inimene tahab oma töö eest väärilist tasu, või sul on mingi vana Citroen, millel on hüdropneumaatiline vedrustus, et see on jälle niisugune asi, et noh, et kes oskab hooldada. Ja kui sa mõtled, et sa teed elu veel põnevaks, ostad auto, millel on 2 asja koos, ehk siis see mainitud vedrustus pluss siis see V6 Maserati mootor, ehk siis ostad auto, mille nime on Citroen SM, noh, siis sa tead, et kõik, mis sellega olema hakkab, saab olema üks suur seiklus. Aga noh, nagu öeldakse, et mõne jaoks ongi, hobiauto ongi seiklus, ongi see, et mida väljakutse on projekt, seda rohkem selle hooldust pakub. Ja üks asi, mida veel kindlasti mainida, on see, et on noh, mingi teatud tüüp vead autodel, mis on olnud ja on aja jooksul, aga need aja jooksul on need nii-öelda siis välja juuritud. Et mitte ainult, eks ei ole tootja poolt, et näiteks olid mingid algsed tüüpvead, mingid probleemid ja mis siis nii-öelda tootmise käigus näiteks 3-4 aastat hiljem nendest saad jagu või on siis teine variant, on olemas mingid aftermarket jupid, mis selle probleemi lahendab. Et need on asjaga, mida uurida, et kui sa auto ostad, konkreetse auto, siis uurida, mis on tüüpvead ja et kas siis on need tüüpvead juba likvideeritud eelmise omaniku või eelmiste omanike poolt või mitte. Ja üks asi veel, et ei tasu ka karta võib-olla selliseid väljakutseid, näiteks elus ennast ma tean olukorda, kus auto ei käivitu ja omanik, võib-olla kes on autoga inimene ja elus juba uued tuuled puhuvad ja arvab, et tegu on suure probleemiga, on andnud auto ära väga soodsalt, aga tegelikult see probleemi lahendamine on väga lihtne. See on otseselt väga lihtne, väga odav, nii et kõik on väga hea diili saanud. Muidugi, need on muidugi pigem erandid. Et tavast, kui ikka kuskil mingi probleem on, tuleb arvestada sellega, et see probleem on suur. Nii et aga alati tasub uurida, et järsku see probleem, mis on, et võib-olla see ei käi üle jõu ja tegelikult on see väga-väga hea leid. Ja siinkohal ma võib-olla nüüd teeks jälle väikse nii-öelda pausi, et kohtume juba järgmine kord ja siis ma lõpetan sellega, et räägime autodest, mida võiks siis käsitleda kui investeeringuid, mis on need ohud, mis on need nii-öelda võimalikud võidud ja kuidas kogu teema läheneda.